Ja selles videos räägime neurobioloogilisest vaatenurgast. See on huvitav, aga tegelikult on väga palju uuringuid tulnud välja, kuidas see neurobioloogiliselt, miks keegi võib siis kuuluda, miks tal avalduvad siis taolised isiksuse häired. Ja kuivõrd ma kirjutan praegu ka raamatut antisotsiaalsest isiksuse häirest, ka narsissistist psühhopaadist, siis ma kasutan praegu siis nii-öelda neid tsitaate, mis on siis teaduspõhised. Ehk siis neurobioloogiliselt, mida öeldakse, võib liigne riskivalmidus ja julgus olla seotud madalama reaktiivsusega ohu suhtes, mida ajus reguleerivad mandelkeha ja sellega seotud struktuurid. Ehk siis, kuivõrd nende aju funktsioneerib teisiti, siis võt see liigne riskivalmidus ja julgus. Muuseas, laste puhul arvatakse seda, et lapsed, kes siis reageerivad ohusituatsioonile vähem tundlikult või kuidas ma ütlen, kes on nagu liigselt julged reaalse ohu puhul, see on üks niisugune märk, mis võib olla ohumärk, et teil on probleeme 20 aasta pärast temaga. Siis näiteks on leitud, et kortisooli ja testosterooni kõrgendatud tase soodustab näiteks petmist ja harjumuspärane ebaeetiline käitumisviis võib olla vahendiks psühholoogilise stressi leevendamiseks. Ehk siis, kui on nagu kõrgendatud kortisooli ja testosterooni tase, mida me näiteks näeme meespsühhopaatide puhul nagu praktiliselt alati, siis see omakorda nüüd tahab saada nii-öelda maandust ja sellepärast ta nagu võtab ette nii-öelda seda petmisi, julgemaid niisuguseid nagu halvas mõttes julgemaid tegusid ja nii edasi, et maandada seda stressi. Ja näiteks arvatakse ka, et emotsioonide mõistmise ja reguleerimise puudulikud oskused, mida omandatakse varajases eas, on põhiliseks teguriks, mis mõjutab negatiivselt sotsialiseerumise oskusi ning soodustab ka psühhopaatia avaldamist. No ütleme, et siin ka tuleb kindlasti mängu ikkagi empaatiavõime olemasolu. Ja neurobioloogiliselt tekitab inhibeerimine ehk siis pärssimine, aeglustumine häireid aju nii-öeldes juhtimisvõimekuses ja takistab muutusi frontaalvärvi aktiivsuses, mis omakorda on seotud juba käitumise ja selle mõju reguleerimisega eesmises ajukoores ja tsinkrulaarkoores. Ehk siis siin on lihtsalt mõned niisugused näited, mis meid võib-olla aitavad paremini aru saada, et see on ikkagi ajust tulenev.